siin doktor Heigo Ritsbeck, rahvusvahelise Püha Katoliku kiriku kardinal. Jätkame meie seeriat kirikust ja täpsemalt praegusel hetkel siis armulauast. Me räägime sellest, kuidas söömine, joomine Jeesuse teenistuses väga oluline oli ja samuti ka kristlaste elus peaks olema. Jeesus ilmub oma jüngritele pärast oma ülestõusmist. Kõik on kohkunud, loomulikult ka meie oleksime. Ja siis, kui Jeesus tuleb oma jüngrite juurde, kes on seal mererannal, ma olen mitu korda mõelnud, et mida meie oleksime Jeesusele öelnud, mida me Jeesuse käest oleksime palunud, aga Jeesus sööb Galilea järve ääres. Ja kui paat jõuab randa, siis on jüngritel koos Jeesusega esimene söömaaeg. Ristiusk on Jeesusega üheskoos söömine ja joomine. Ja see on väga olulise tähendusega, et me tõepoolest seda mõistaksime. Kui nüüd tulla konkreetsemalt armuloova juurde, siis apostel Paulus ütleb, tsiteerides Jeesust, tehke seda, ja siin kasutatakse kreeka keeles terminit, mis tähendab pidevalt tegema, sageli tegema, palju tegema, nii sageli, kui seda teete. Tähendab nii sagedasti, kui te saate, tehke seda. Tehke seda. Miks? Jeesus ütleb minu mälestuseks. See on minu ihus, see on minu veri, ütleb Jeesus. Ta ei ole mitte ainult söömaaja korraldaja, ta ise on söömaaeg. Tehke seda minu mälestuseks. Paljudes paikades on kirik nagu selle ära unustanud. Tehakse piiblitunde Jeesuse mälestuseks. Loengud on vaimulikust elust Jeesuse mälestuseks. On palvekoosolekud Jeesuse mälestuseks. Aga Jeesus andis ühe konkreetse ülesande, mida teha tema mälestuseks. Istuda maha, omada temaga osadust, süüa temast ja juua temast. Ja üldse, miks me inimesi kutsume sisse Jumala juurde? See on väga olulise tähendusega. Tihti me tsiteerime seda ilmutuse raamatus olevat teksti, kus Jeesus seisab ukse taga ja koputab. Ja siis meil on lugusid palju, kuidas sellel uksel on ainult üks võimalus seda ust avada seest poolt, kuidas meie peame olema need, kes Jeesusele ukse avame. Ja kui ka Jeesusele ukse avame, siis mis kõik meie ellu tuleb ja nii edasi. Aga loeme ka järgmise salmi. Tihti jäetakse see lugemata. Miks? Et koos Jeesusega õhtut süüa. Koos ülestõusnud Kristusega lauas istuda. Siin on ka üks väga olulise tähendusega võtmesõna, mäletage või meenutage, mälestage minu surma. Ja probleem on just nimelt selles, et siin tekib selline kultuurilooline ja ka meie tsivilisatsioonis natukene teistsugune arusaam. See on nüüd koht, kus me peame minema sellisesse mõttemaailma, mis oli esimesel sajandil, kui elas Jeesus. Heebri arusaam, meie arusaam mälestamisest ja mäletamamisest on täiesti erinev. Meie jaoks on mälestamine selline puhtalt intellektuaalne tegevus. Aga heebri ja kreeka maailmas oli see teistmoodi. Heebrakeelne zakal või kreekakeelne anamneesis tähendavad midagi muud. Kui me tahaksime näiteks meenutada või mälestada kas või oma sünnipäevi või oma pulmi, mis me siis teeme, võtame lahti pulmaalbumi, vaatame pulmavideot. Me võime veel kooli lõpu diplomeid vaadata ja meenutada, võib-olla isegi mälestada seda,
aga siin on see asi teistsuguses võtmes. Heebrea tähenduses, selles mälestuses ja meenutamises ületati aeg. Aeg sai nagu teistsuguse tähenduse. Võiks isegi öelda, aeg lakkaks eksisteerimast. Me astusime uuesti täpselt samasse aega sisse. Paasapühadel oli ju see sama, mida siis tehti. Kõigepealt nad panevad lauale teatud road ja söövad ja seal juures käivad sellised sõnad, kuidas meie sõime Egiptuses olime ja tuleb kiiresti süüa, egiptlased tulevad. Noh, kujutage ette tänapäeva juute kuskil luksuslikus korteris, penthouse'is New Yorgis, kus need egiptlased tulevad ja kes nad tulevad. Aga seda tehakse nii, nagu oleks just nimelt see aeg. Tegelikult see aeg ongi seal. Lehtmäede püha. Mis siis tehakse? Ehitatakse väiksed telgid. Meie elasime telkides. No me võiksime öelda, no sina elanud ju. Ei, meie elasime 40 aastat. Teist teed lihtsalt ei ole, kui me oleme sattunud täpselt samasse situatsiooni tagasi. Siit võib-olla kõrvalhüppen ütleme, kui me tuleme ka Kristuse surma mälestamise selle nüansi juurde, Kristuse ohvri juurde, siis on täpselt samasugune mõttelaad. Me astume sellesse aega sisse, mis oli siis. Minevik, olevik, tulevik muutub kõik üheks tervikuks. Me teeme seda läbi. Kui ühelt tõeliselt juudi abielupaarid paluda, et nad mälestaksid või meenutaksid oma pulma, mis nad teevad siis? No võib-olla meie arvame, et toovad meile oma pulma allu meedata. Ei, nad panevad need riided selga, mis neil selle peale seljas olid. Nad teevad kõik selle läbi. Täpselt teevad selle kõik läbi. Nad ei abiellu uuesti. See ei ole uus abielu tseremoonia, aga nad meenutavad seda just nii, nagu see oli. Ja samas mõttes see on ühekordselt tehtud sündmus. Seda pole vaja korrata. Jeesus ütleb, tehke seda minu mälestuseks, ta räägib heebrea mõttelaadis, tuli teha. Teeme, kuidas me teeme? Täpselt nii, nagu Jeesus tegi. See ei ole niimoodi, et keegi me istuksime ümber laua, jooksime kohvi, kakao, mõtleme, jaa, kas te mäletate, vot on meile räägitud, et Jeesus oli oma jüngrite koos ja tegi siis nii ja naa. Ei. See ongi, kuidas preester, piiskop on in persona Christi ütlemas neid fraase, neid lauseid. See tekst ongi selline. See ongi see sama muu. Me oleme rõõmustamas taas ja leib ja vein samal ajal ei oma mingit maagilist tähendust. Kui sul usku ei ole, siis midagi ei juhtu. On küsitud kord isa Vello Salo käest, et mis juhtub, kui üks inimene tuleb, kes ei ole üldse kristlane, võtab oblaadi, paneb suhu ja ta ütles, et mitte midagi ei juhtu. Said tüki kokku surutud jahu ja läksid sellega koju. Me saame sellest osa, kui püha vaim toob selle esile. Püha vaim põhjustab selle, et me kohtume issandaga tema laual. See on üks konkreetne tähendus. Tõepoolest lõhnab nagu vein, maitseb nagu vein, aga ei ole nagu vein. See on enamat midagi. Püha vaim on muutnud selle meile sakramendiks. Leiva ja veini sakramendiks. Ta ei ole enam leib ja vein, sellepärast me usume sellesse muutumisse. Me ei oska seda oma meeltega tajuda, aga see on olemuslikult muutunud, substantsiaalselt muutunud. Väga vaja on mõista, et me sellest aru saaksime, et seda mõistaksime.
ja siis muutub iga armulaud ka meie jaoks väga olulise tähtsusega sündmuseks.